Nojah, ütleme nii, et kui remondimehe jaoks raha pole, siis kasutame lapstöövõimu. No nii, kolmas nädalavahetus Kiiat teha. Vaatame, täna saame äkki aku peale, aku on laetud ja läheb mölluks. Vaine. Go crazy. Umbes 3 nädalat tagasi me saime kõik need rooliasjad korda tehtud ja kõik peaks olema timmer, aga siis kui me hakkasime autot käima panema, põhimõtteliselt aku oli surnud. Tänaseks on aku laetud, juba tegelikult ammu on laetud. Viskame aku peale, paneme auto tööle ja siis on näha, kas auto on ülevaatuseks valmis. Seda, et see on nii vidi. Saad aru? Just punane, just must. Paneme aku paika järgmiseks. Võtame klambri siia. Näita musklit. Ei. It's murder, go crazy, berserker, I killed it. 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 It's murder, go crazy, berserker. Põhimõtteliselt, mis siis praegu juhtus, see eBay tellitud see, mis ta nüüd on, airbag on tuksis ja signaal korras. Meil oli airbag korras, signaali ei olnud. Ehk siis praegune asi, mis me siin nüüd ära teeme, on see, et me vahetame selle airbagi katte ära. Paneme vana airbagi sisse, sellega peaks auto korras olema. Mis sa teed? Siit ta peaks nüüd tulema lahti ilusti. Kui tuleb ilusti. Niiviisi. Ja. Siin on see. Viskame siis selle sisse asemele. Sedasi. Nii. Viimane üritus auto käima panna, võtta kuradi vaadata, kas airbagi tuli on kustunud ja kas see signaal töötab. Nüüd me oleme teinud 2 airbagist 1. Ma ei tea, miks see ei töötanud, aga ma ei tea, proovime. Airbagi tuli korra kustus, siis läks põlema. Ununes klips lõpuni lükata selle airbagi klips, et vaatame äkki nüüd kustub ära. Korras. Airbagi tuli kustus. Airbagiga oli see probleem, et
ma unustasin selle airbagi klipsi kinni lükata lõpuni välja. Sellepärast ta jäi põlema. Signaal on korras. Auto on nagu bardakk praegu, aga see kõik saab ära koristatud, et ei ole probleemi. Põhimõtteliselt edukas saaga meie autoremondi vlogile ja olen uhke, olen rahul. All in all väga kalliks üritus ei läinud, suht odav oli seda teha ja ma ei tea, kõik töötab. Kõik töötab. Aga mis seal ikka? Loodame, et järgmisi siukseid vloge ei tule, kus ma pean autosid remontima, aga kui neid tuleb, siis ma ikka näitan teile ka midagi. Ja muuseas, nüüd pole muud, kui tuleb mamps saata ülevaatusele autoga vaata. Et kui ongi autol mingi pisike viga, siis tead küll, kuidas naised uuli midagi sõrmega niimoodi, tead, eks ole, ülevaatuse ülise mehe ees vaata. Issand jumal, et ma ei teadnud, et see nii katki on, eks ole, ja siis öeldakse, ei ole hullu midagi, teen, laseme läbi. Ühesõnaga, naised tuleb alati saata ülevaatusele, naised tuleb alati saata autodega remonti, sest nad oskavad mehi manipuleerida. Seda teen ka mina. Aga mis seal ikka järgmise korrani?